Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Leia ideid igaks päevaks. Kvaliteetsete toodetega suudab igaüks valmistada imemaitsvat toitu. Well done! Nüüd saadaval ainult Maximas. Suur rõõm on jälle öelda tere teie silmadesse ja kõrvadesse ja meie juba teist korda läheme eetrisse siit Pärnu lähedalt Täkupoisist. Ma saan aru, kippadi-kappadi oleme siin veetnud nädal aega hobustega ja täkkudega ja jõudnud selleni, et mida me siin bensiinijaamas siis teeme, mis on ka maanterestoran, see ei ole lihtsalt bensiinijaam, eks ole. Aga väga metsikult suur jaam. Ja äge, vaata, me oleme teisel korrusel, siin on veel alumine korrus ja siis seal on lasteala ja siis seal on selline kiire autojuhi kaasahaaramise koht, saiakese või võileivakese. Siis on restoran, on eraldi, natuke gurmee. Me läheme pärast sööma, ma kavatsen süüa haugi kotleti, millest sul pidi kõri auguni olema. Ma mõtlesin, et ma söön neid kogu aeg, ma lihtsalt mõtlesin, et ma võtan täna midagi muud. Just. Aga no samas ütleme nii, et siin on ka Michelini tärni kogemusega kokk oli Dmitri Roos. Dmitri Roos ja ta on ju väga kõvade restoranide peakokk olnud, kus ma olen saateid Hommikusöök Staariga ka teinud. Ja see oli minu jaoks kõige suurem üllatus. Kujutage ette, bensiinijaama söögikoha peakokk on Michelini tärni kandidaat. Wow. Kuule, mul läks kõik issand, kui ilus. Ma kohe hakkan kõiki jumaldama. Sellepärast see maitsebki nii hästi. No me oleme 2 vaagnat juba siin tegelikult ära söönud ja need on lihtsalt siis butafooria, aga siin on tõesti head toidud, mis ma nüüd olen söönud neid, me alles läheme korralikult. Ja me lähme alles ja selles mõttes, kas sa naudid seda teel olemist, et sageli ju inimesed tahavad sõita ka Eestis, eks ole, 120 rauas ühest kohast teise, mitte kuhugi sisse ei pööra, et minule näiteks meeldib küll vahetevahel lülitada sisse erinevad kaardirakendused ja käia mingites kohtades, kuhu ma varem ei ole sattunud. Aga sul peab aega olema selleks, et kui ma tavaliselt kappan ühest kohast teise oma suksuga, siis ma ju lähen kindlasse punkti, ma pean seal kell 4 olema, seal kell 6 olema. Kuhu sa siis põikad sisse, et ei olegi et sellist aega, et mul tuleb pigem noorusajad või sellised ajad, kus meil ei olnud telefon, ei olnud jumal ja kõik need muud, mis selle ümber kõik keerleb. Et me ei kummardanud seda, siis oli küll see, et reisile minek oli või punktist A punkti B minek oli seiklus. Et sa teadsid alati, et sa teed kuskil stopi, sööd midagi, chillid vahepeal, lähed metsa alla võib-olla. Praegu ma ei tunne, tead, mis ma täna hommikul kusjuures vaatasin, kui ma ärkasin. Lennuk sõitis hästi madalalt üle majakatuste ja
ja mul tuli järsku meelde, ma mõtlesin, et vau, et näed lennuk ja osa inimesi läheb kindlasti kuhugi puhkama mõnda mõnusasse kohta ja paljud lähevad ka tööle loomulikult, aga lennukiga seoses mul tekkis alati see tunne, et kui sa istusid lennukisse ja lennuk startis ja läks nagu õhku, siis kõik need mured jäid justkui selja taha ja kõik töömured, olmemured, igapäeva igasugused virvarrid, et sa nagu lendasid kuhugi vabadusse, et see kõik jäi kuhugi eemale. Aga täna, ma just alles hiljuti New Yorgist tulnuna, ma mõtlesin, et enam mul ei ole sellist tunnet, et ma istusin lennukis ka, startisin, olin õhus ja sa tead, et sa oled seal 8, 9, 10 tundi lõpuks ja võiks lahti lasta ja mu peas ikkagi keerlesid töömõtted, siis ma teadsin, ma pean selle ära tegema, pean reisi ajal need asjad ära tegema. Arvuti on sul kaasas, see on nii kohutav, et ma ei oska enam lahti lasta. Mul on sellest nagu nii kurb tunne. See on nii kohutav, et minu arvates inimestel ei olegi enam praegusel ajal vahet, kas nad millal on tööaeg ja millal on eraelu, et on inimesi, kes suudavad sellele suurepäraselt nagu tõmmata piiri vahele, et eelmine kord, kui ma siin rääkisin sinuga sellest, et mis mõttes ma ei saa reedel mitte kedagi kätte, eks ole. Ja sa ütlesid, et see ongi ametnikest jah, et aga sa ütlesid, et see ongi nagu väga mõistlik, et inimesed ei tee kogu aeg tööd, et me ei ole selle lühikese paela otsas, et me ei pea kogu aeg muretsema selle, äkki ülemus vaatab sellele halvasti, äkki ta laseb mu lahti, äkki ma ei saa enam palka, mis siis saab, et kui inimestel on nagu kohutavalt suur vajadus. Isegi mitte ülemusest ei ole tänapäeval, see ülemus võib mõistlik olla, aga sinu töökaaslased. Sest mina küll, nüüd ma ütlen küll asja välja, et mina ei kelgi nende asjadega, et kui ma lähen kuhugi kiirele tripile nädalavahetusel või vabadel päevadel või isegi puhkuse ajal käin kuskil põnevates kohtades. Ma enam ei kelgi. Vanasti ma rääkisin, jagasin nagu pilte. Ma olen väga-väga tagasihoidlik selles osas, et inimesed on kadedad, midagi pole teha ja nad tunnevad, et see on ebaõiglane. Aga kuidas sina saad? Miks sa ei tee nii palju kui mina? Vaata, sulle tundub alati, et mina teen kõige rohkem ja siis teised nagu riburada pidi lohisevad selle järgi. Või et keegi on väga-väga tubli ja sa tunned ka ise süümekaid. Aga miks ma ei tee nii palju? Aga mõni ongi hull töönarkoman ja sa ei saagi ennast temaga võrrelda. Et see on nagu muutunud, kõik see nagu paigast kuidagi ära nihkunud. Aga siin mul hea soovitus, ma mõtlengi, et me võiks tulevikus ka siin, et kui on probleem, siis anna lahendus, ära kurda kogu aeg, on ju. Et jaga ka lahendusi, mida meilt on hästi palju ka palutud, et aga mida teha sellises olukorras. Ja ma mõtlen, et vali siis enda ümber ka sõpru ja inimesi, kellega sa üldse suhtled, aga ära kelgi väga palju enda asjadega, kuigi tahaks. Ei, kui päris sõbrad on, siis nad ju tunnevad rõõmu sellest, et sul on nagu huvitavaid kogemusi, nad tahavad... Jaa, aga kõik ei ole su päris sõbrad. Tegelikult sõpru on käpu täis. Kas sul on töö juures päris sõpru või? Ma ei oska sellele ausalt vastata. Ta ei julge sellele vastata. Ei, aga kokkuvõttes on kuidagi pidi see kapitalism mõjunud inimestele nii, et kõik konkureerivad kogu aeg kõigiga. Ja siis on ka tunne, et inimesed koguvad su vastu komprat ja siis kui sa hävid midagi läheb halvasti, siis see on nagu, keegi seal mossitab, siis sa juba mõtled appi. Nüüd ma hävin, nüüd ma olen läbi omadega. Et see on nagu kuidagi väga... julm ja teistmoodi, sest ma mäletan seda aega, kui mu vanemad töötasid, et inimesed ei võtnud seda kõike nii dramaatiliselt. Minu arvates oldi juba mingi 2 tundi kusagil lõunal mingis puhvetis, võib-olla tehti juba väike konjak, kell 5 olid kõik kodus, mitte keegi ei teinud nädalavahetusel tööd, võib-olla oligi nagu teistsugune aeg, et inimesed suhtlesid üksteisega ja kuidagi oli see chill ja ma mäletan, et ka 90-ndatel me ei olnud konkurendid erinevates kohtades, kus me töötasime, et inimeste vahel oli mingi oluliselt parem kollegiaalsus kui praegu. Kummaline, jah. Aga ma ei oska rohkem selle kohta öelda, kui et ega see muutuma ei tule, et see läheb ainult hullemaks tõenäoliselt. Kui sa ise ei otsusta, et enough is enough on ju, et ma hakkan käituma teistmoodi.
et no mis siis on kõige hullem asi, mis võib juhtuda, kui sa hakkad elama nii, nagu sul süda ja hing ütlevad, mis võib kõige jubedam asi olla? ei no sa kardad oma sellest kaelarihmast lahti lasta, Jah. kes Aga ma mis siis siis- olen, et mul ei olegi tööd, nuuks, kes ma töö siis on olen? siis kõige kese nagu. no jaa, aga vaata, noh, kas sa ei ole tähele pannud, et sageli nagu inimene, keda sa ei tunne, noh, sul on suhteliselt väike variant, et keegi ei tea, kes sa oled, aga mis sa nagu muidu teed või mis sa nagu praegu teed? Sa defineerid ennast läbi inimene töö. tahab nagu ära kaardistada sind ka teised ja noh, mingitel hetkedel oli väga populaarne ka see, et küsiti, aga palju sa sellega teenid? Ja siis mõtlesin, et no aga kuidas see peaks kellelegi korda minema, et see on minu teenistus ja nii edasi ja noh, kuidagi nagu määratleda ära selle järgi, et noh, minu arvates kõik need lõputud kokkutulekud, kui inimesed saavad mingi klassiga või lasteaiaga või spordiklubiga kokku, nagu tavaliselt tahavad sinna minna need inimesed, kellel läheb elus hästi, siis nad tahavad rääkida sellest, kui hästi neil läheb ja need inimesed, kellel ei lähe alati nii hästi, need pigem ei taha sinna minna. No mina ei käi üldse kokkutulekutel. No mina käin vahel, et selles mõttes ma mäletan. Ma ei taha küll minna kelkima. ma mäletan kokkutulekut, kus öeldi, et oota, me nüüd rääkisime kõik ära, mis me rääkinud oleme, aga sinust me teame kõike, me oleme lugenud. Et sul ei ole midagi öelda. Aha, ja siis ma tahtsin ka midagi öelda ja mõtlesin, et noh, kokkuvõttes ma olen ju rääkinud seda, mida ma vajalikuks pean, et võib-olla ma ütleks praegu midagi muud. Aga mida sa oleksid öelnud siis? No ma oleks Ütle võib-olla seda öelnud, kuidas praegu mul kogu päriselt Eesti läheb. Kogu Eesti rahvas kuulab meid, aga ma tahtsin tegelikult hoopis küsida, et meil on tulnud ka erinevaid lugejakirju ja noh, hästi populaarne on rääkida praegu sellest nii-öelda tubli tüdruku sündroomist. Et mida sina, Anu, sellest arvad, et kas sina oled ka selle küüsis olnud, et noh, see ongi see, mis väga paljud naised läbi kõrvetab. No näiteks kui peres on poeg ja tütar, siis öeldakse, et noh, et poissi me peame aitama, aga no tüdruk, et noh, see on nagu nii tubli, et see saab hakkama. Ja siis see tublidus on nagu mingil määral nagu hukutav, et noh, sa tahad kogu aeg kellegile meele järgi olla ja siis see tubli tüdruku sündroom on erakordselt nagu keeruline, et oled sa endal seda tundnud? Vaata, ma olen see inimene, kes küsitakse midagi, ma ütlen jah, ei. Intervieeri ja õudusune nagu. Et ei, ma ei ole seda. Mina enda pere suhtes võin öelda, et mina olen ära hellitanud oma poja loomulikult, aga seda on kõik naised teinud. Ja ma ei tea, miks see just, sa just ütlesid, küll tüdruk saab hakkama ja poisiga kuidagi käitutakse teistmoodi, õrnemalt. Võib-olla sellepärast, et Eestis on liiga vähe mehi. Nii lihtne see vastus ongi, ma ei tea. aga ma ei tea, kas naised isegi ümardavad nii palju oma mehi kui oma poegi näiteks. See on ka hämmastav. Mehele antakse ka kolakas või näägutatakse või kamandatakse, aga jah, poegade puhul millegipärast on selline. Ei tea, millest see tuleb, seda ma ei oska öelda. Aga mind huvitab üks teine asi, meil kirjutati ju ka, et sellest on pikalt nüüd Eestis ka räägitud, ajakirjanduses kirjutatud ja naistelehtedes analüüsitud, et uus trend, et vanematel naistel on noored mehed ja mitte niimoodi, et need naised kuidagi, vaata Soomes, ma ei tea, kas Eestis on ka selline nimi nagu puuma naine. See tähendab... Puuma on puumas. No nagu see kasslane, kes kusagil Lõuna-Eestis käib ja ei ole... Ei, see... Okei, puumanaine, jah. Puumanaine, puuma. See kass. Nagu ämbliknaine. Ei, kassnaine. Aga nagu tigeda, mitte kodukass, aga metsikass. Metsikass oleks võib-olla õige. Ja et neid naisi on palju ja et just kui nemad rabaks neid noori mehi, tead, poolvägisi võtaks süütuid mehi, nagu vanasti mehed võtsid süütuid naisi noori. Et see on nagu pöördunud tuuled ja naised teevad seda. Jah, see on uus trend, aga see läheb niipidi, et nendele noortele meestele endale meeldivad vanemad naised. Nad tulevad ise kohale. Tulevad ise ukse taha niutsuma. See on hämmastav. Et ma ei tea, kus see on tulnud. Et kas on ema armastusest vajaka? Ei, ma ei usu, et see on kõik nii freudistlik, et kõik laheneb sellele, et on dad-issue ja mom-issue. Sest need noorte tüdrukute puhul on see, et sa võtad vanema mehe, siis sul on see tädi. Isa teema, et sul ei ole seda isa eeskuju olnud. No aga sina oled ju pigem rääkinud alati, et see on nagu mentori suhe, et noh, selles mõttes,
no ja aga kus mina tean, mis see tegelikult on, ma olen endale selle selgeks teinud. No, ma olen nii ühte kui teist proovinud, et olnud suht oma vanusega. No ma ei tea, kui ma olin 20, kas siis kui boyfriend on 26, kas see on tol ajal suur. Siis oli jah, muidugi. Siis oli suur vahe see minu meelest, sest kuidagi mulle heideti seda kuidagi ütlest nii vana mehega. Mul oli ise 20-26 oli boyfriend on ja siis Soomes mul olid suht enda vanused ja siis tuli mingi hetk jah, minust tunduvalt vanem on ju, paarkümmend aastat, 21-22 aastat ja siis samal ajal oli mul armuke, kes oli siis minust 10 aastat noorem. No, et kõik oli tasakaalus. Ja kõik variandid on nagu ära proovitud. Sa õlmasid tervet sajandit. Jah, kõik on tehtud ja soovitan teilegi, proovige ära ja siis te võite teha ju selle otsuse lõpliku, et mis on variant parem. Ja kindlasti ma kuulen juba sealt küsimust, no milline variant oli siis kõige parem. Aga sul olid ju kõik nagu samal ajal protsessis, et nad kuidagi täiendasid üksteist, et noh, ma kujutan ette, et võib-olla vanamehega surfama ei lähe, küll aga lähed vanamehega, issand, sellega me panime, jumal, sellega me tegime selliseid trikke, et sa isegi ei usu. Aga vanamees oli sel ajal sama vana kui mina praegu. Mõtle, mina olin mitukümmend aastat noorem. Ma lähen praegu ka surfan, lasen lumelauda, ma ei tea, langevarjuga ma ei viitsi minna hüppama sellega, peaaegu juba oleks läinud. Mina olen mõned kord benžiga hüppanud, no, ma ei tea, miks, aga olen. No ühesõnaga, et et kui ma täna vaatan, ma olen tihtipeale seda meelde tuletanud, et kui mina temaga tuttavaks sain, siis tema oli nii vana kui mina praegu. Ja mida seal, millest rääkida, täiesti elujõus inimene nagu käisime sukeldumas, tegime igasuguseid trikke, et ma ei ütleks, et ma oleks vanamehe nässiga koos on. Seda võiks, võib-olla täna ma räägin niimoodi, võiks öelda, et kui ma oleks 80-aastasega olnud, et siis on vanamehe näss, aga kui me siin edasi samas tempos läheme ja niimoodi tohutul hulgal neid toidulisandeid ja vitamiine, nagu meie tarbime sinuga, Piret, see on läbi nende nüüd hooaegade siin, siis mina arvan, et ma veel istun siin 80-aastaselt ja räägin, kui vägev naine ma olen. Et just tulin praegu suusatamast, tead, sa ei kujata ette. Kusjuures ma olen suusamägedel näinud naisi, kes on nagu, tagant vaadates nagu ei saagi aru ja siis vaatad otsa ja mõtled, et issand, kas see on mingi Pentskarite klubi väljasõit. Ja viimati ma olin väga üllatunud, kui ma nägin Vimkal tuntud geriaatilist tohtrit Viktor Vassiljev sõitis must lumelauaga mööda kohutaval kiirusel. Viktor Vassiljev on kõige sellisem vitaalsem inimene, keda ma üldse tean. Ma ei tea, isegi kui vana ta on. Aga ilmselgelt ma arvan, et ta on vanem kui sina. Jaa, aga ta on tohutult vitaalne, aga vaata, kui hästi ta on ennast vormis hoidnud. Ta on õiges kaalus, ta on roosa, meil on ühine hambaarst, tšau. Ja ta on nagu hoitud, ta on iseennast hoidnud tohutult hästi. Aga kusjuures, kas sa ei arva, et hea küll vitamiinideks. Ja šampanjat ärge kunagi unustage. Ja head šampanjat, mis ei pane pead valutama. Õiged, me peame selle tooma, sellest on ka räägitud ja küsitud kusjuures, et paljud on küsinud mu käest, mida siis juua, et vaata ei oleks seda tohutut pohmelli ja pea ei valutaks ja et sa ei näeks nagu krants välja, kui sa hommikul peale pummeldamist tõused. No tõesti, ma olen näinud ja vaata, joodiku tunned ju näost ära, on ju. Sa saad aru, sa näed mingit inimest, ta võib täitsa adekvaatne olla, aga tal on joodiku nägu ees. Sa saad aru, et ta on tipsutaja. Aga kui te mind vaatate, kas te saate aru, et ma olen tipsutaja? Ja nüüd kooris ja. Ükskord prahvatab Vimm. et üks nipp on see, et jooge kvaliteetseid asju. Et kui mina sinuga, Piret, nüüd siin lähemalt tuttavaks sain, ma keeldusin aktiivselt igasugustest mullidest. Jah, podcastis mulli joomisest siis. Ja ütlesid, et ma ei saa, see paneb mul pea valutama ja mul on paha olla ja kõik oli nii õudne. Ja siis ma ei saanudki aru, mis mullis olid joonud, sest ma ei kujutanud ette üldse, et keegi joob midagi muud kui šampanjat. Ja siis ma sain aru, et sa oled joonud mingid 7 euroseid
vastavalt seisusele. Tavaliselt ma olen kremaati peal, peab tunnistama. Ja siis, kui me hakkasime šampanjat jooma, mida sa kostsid mulle siis? Et ei valuta pea. Enam ei valuta pea. Ei ole kõrvetisi ja nii edasi. Ei peab tunnistama, et jah, see kõik oli seotud sellega, et ma mingitel hommikutel vara ärkasin ja minu magu pärast seda ei olnud enam nagu hapudele ja kihisevatele asjadele, aga peab tunnistama, et sul on õigus olnud, et sa kasvatad kõikidest naistest daami, näed, mul on maniküür, ma joon šampanjat, ma ei hakka täpsustama. Mul on konsakingad, mida sa varem ei kandnud. Ja ma ei saanud, ma lõhkusin, no ja, aga näed, nüüd kannan, eks ole. Mul on fuks ja roosa pesu, ma ei tea, kuhu ma niimoodi jõuan. Ma hakkan ilmselt 10 aasta pärast mingisuguseid 20-aastasini iitma, täiesti häbitundeta. Just, et see on nii tore, et noh, et kuhu me oleme jõudnud, et kvaliteet on ikkagi oluline, on ju, et ärme lase siis latti alla. Ja kui mõni nüüd jälle kiunub ja kriiksub seal, et aga mul ei ole seda võimalust, Võt siis, kui ei ole võimalust, siis ei olegi vaja tarbida mitte midagi, siis panegi kummikud jalga, mine lüpsma või kraabikartulid seal põllu peal. Jah, et võib-olla ei pea iga päev jooma ära pudelit lauaviina, vaid võib üks kord aastas avada pudeli head šampanjat, et nagu headele asjadele. Aga kuidas me nende noorte meeste juurde noorte meesteni jõuame tagasi, jah, et ma ei tea seda trendi. Ma olen tegelikult, kui te meie esimesi podcast'ega kuulate, siis me oleme seda teemat ikkagi puudutanud. Ja mina näen oma sõbrannade puhul seda, et noored mehed on ukse taga. Ja enda kogemusest võin öelda, et noortele meestele nagu meeldib ja ma ei saagi aru, mis meeldib ja ma olen tundnud pisukest sellist ebamugavuse tunnet. No, ma ei saa aru, kas nad on siirad. Siin tekivad jälle need nüansid, on ju. Et kui selline mingi noorem mees läheneb sulle ja siis tahab suga tuttavaks saada ja liini hakata ajama, sa ei saa aru, kas on siiras või mitte selles mõttes. Number 1. Kas tõesti on selline huvi? No üks Soome vend ütles mulle ka hästi atraktiivne modell, kusjuures hästi kuulus. Hetero. Ja tema ütles mulle kohe, et tead, et minul ei ole mitte kunagi endast vanemat naist nagu olnud ja mina tahan, et minu sõpradel kõigil on. Minu sõpradel on Porsche. Aga sa oled nii ilus, sa saaks ju kelle iganes nagu tõesti nagu pimestavalt ilus, et tõesti tekibki selline kahtlus, et ei saa olla hetero. Aga võib-olla on bii, tänapäeval ei ole vahet. Et mind see ei häiri. Ja ta ütleski otse välja ja ta ütles, et ta oli täiesti nagu kiimas nagu selles, ma tahan. Okei, no mingid mängud ma talle lubasin, aga ma ei läinud taga siis lõpuni nagu selles mõttes. Mul tekkis see kahtlus uss natukene. Mis asi ma nüüd siis olen? Ma olen eksperiment. Mingi trofee. Ja siis mingite puhul on jah see kahtlus, et kas nad siis tahavad, ongi see, et minu sõpradel on olnud, mina tahan ka proovida. Ja noh, minu puhul on eriti see, et ma kardan ju seda, et siis pläkutatakse seal sõprade ringkonnas. Kuulake meie eelmist podcasti, me rääkisime sellest, mis juhtub, kui sa seal endast väga intiimseid pilte levitad, on ju. Et siis hiljem seal sõprade ringis kuskil siis saunas või mingil olengul, eks ole, siis vaadatakse ja arutletakse nendel teemadel, et sa tahad olla see objekt, nii-öelda subjekt. Et noh, see kahtlus tekib loomulikult. Et see suhe ei ole nagu usaldusväärne ja, või see ei ole võrdne. Siiras, sa ei arva, et seal on tunned, aga... Jaa, aga ei peagi. Ma olen jõudnud ka selleni, et ei peagi tunnet taga olema. Et tegelikult tuleks lasta vabaks ja minna lihtsalt kogu selle rüdinaga kaasa, siis sina võidad ju ka. Ei ole kogu aeg nii. Meil naistel on selline vale arusaam, et meid kasutatakse ju ära. Kui sa sellest lahti... Sama hästi ju kasutatakse ära neid noorukeid, ma arvan. Ja, et kui sa lased, mitte ainult noorukeid, vaid me võime ära kasutada ka mehi. Ükskõik mis vanus, noored, vanad, keskeal. Ma mõtlengi noori mehi, noorukeid. Ja, et noh, vahet ei ole. Et kui sa lased sellest mõttest lahti, et mind ju kasutatakse ära. Ei, sina elad. Ma ei taha öelda, et mina kasutan ära. Ma tahaks öelda, ei, sa lihtsalt elad kaas põhjas ja teed seda, mida sa tahad. Et ei tohi, minul on küll noorest tüdrukust peale ikkagi see kedranud. Järsku ta ei armasta mind ja järsku ta ikka ei mõtle minust tõsiselt ja järsku ta niimoodi, siis ikka niimoodi ja so what?
aga mis siis no,? Aga mis siis on? Tükida ikka küljest ei ampsa. Südamest võib muidugi tüki ampsata, kui sa oled armunud. No jaa, aga teisest küljest mitte keegi ei arvagi nagu meie vanuses ei unista sellest, et äkki ta nüüd viib nagu pika looriga mind altari ette ja siis me vannume igavest truudust. Ma loodan, et keegi ei mõtle niimoodi. Selle hetkeni, kui surm meid lahutab. Ma olen alati õudusunenägusid näinud sellest, et ma abiellun. Tundub, et siis on kõik läbi. Aha, sa ei ole abielus või? Ei, ametlikult mitte. Ja sa kardad abielu või? Ei, mingil hetkel see tundus lihtsalt nagu kohutavalt õudne, et see on nagu end of the game. Aga nüüd on järsku lõpp ja nüüd ei saagi enam tanu alla. No, miks? See ei ole absoluutselt oluline. No selles mõttes, et on... Ei, mina tean, näiteks minu sõpruskonnas on ka selliseid paare, kes ei ole ka abielus, on ju. Ja siis tavaliselt on naised, kes pressivad ja vaata, suhe peaks arenema mingites teatud etappides, on ju, et nüüd on see siblimise hetk, on ju, siis on see nagu see rahunemise vesitsemise hetk, siis et kogu aeg lähed edasi, lapsed võivad siin vahepeal tulla, nüüd peaks küll abielluma ka. See on nagu paise pukk. Et kui seda ei tule, siis jomb-kumb osapool võib olla natukene nagu pettunud ootustes. Ja nii, et tihti on need naised, aga on ka mehi. Tean oma tutvusringkonnast, kus siis on nii, et mees on kogu aeg peale käinud naisele, et et võiks ju ära abielluda, et meil isegi lapsed on ja uerad on ja kõik asjad on ja ikka, mis on nagu. Ja siis ja naine ja ühel hetkel, kui see naine on jõudnud mingisse sellisesse, kurat teab, võib-olla vaatas mingit romantilist filmi, ma ju ei tea. Ja jõudnud siis tõdemuseni, et ikka võiks, et perekond on ikka nii tore asi. Aga tal oli ja tead, mis mees on öelnud, kui sa enne ei tahtnud, siis nüüd pole vajagi. Ja suga võib sama asi juhtuda. Kui sa nüüd uuri järgi. Ma järgmises podcastis küsisin. Kas ma olen küsinud? Kas sa mehelt küsisid, kas võiks abielluda? Aga miks see siin nagu ei rigerda? Miks see, mida see minu elus nagu väga palju muudaks? Pärandus. Korter, kes te ole, kas korter on sinu nimel? Mis see siia puutub praegu? Puutub, see on ülioluline, sest ma küsin naiste käest esimese asjana, kes ütlevad, ma ei taha seda, mind ei huvita, mul ei ole vaja. Nii, aga kelle nimel on korter praegu? Ei ole sinu asi absoluutselt. Aha, mina avan siin podcastis kõik. Kelle nimel sinu asjad on? Sina ei räägi mitte midagi. Kas me räägime sellest, et tegu on ikkagi majandusliku ühendusega või me räägime suurtest tunnetest? Ei, sa naerad küll praegu siin, aga see on mingil hetkel siiski oluline. Kui sul ei ole pärast, kui midagi juhtub, kas või, ma ei taha olla jälle selline kurbade uudiste too ja must lind, et mehega peaks midagi juhtuma või vastupidi. Ja mõtlen, oletame, et mehe nimel on kõik asjad või vastupidi naise nimel ja sinuga juhtub midagi. Et kui need asjad ei ole paika pandud, siis see võivad väga kurvad tagajärjed olla. Võivad jah, räägime edasi noortest meestest. Aga miks me ei räägi tähtsatest asjadest? Need on eluliselt nii olulised asjad. Sa ei kujuta ette, mina olen siin väga palju ennast avanud ja rääkinud, öelnud, et minu mees näiteks viimane tegi selle otsuse. Ta ei tahtnud seda, tal on ju eelmised abielud ja kooselud ja palju lapsi eelmistest. See on ohtlik, jah? Kus sa tead, mis palju su mehel lapsi on? Kellega pärast läheb jagamiseks ja jagelemiseks. Tihtipeale ujutakse ka jumal teab, kus nurkadest välja öeldakse, vabandage väga, aga mina olen ka siin. Kusjuures see oli tõeliselt masendav. Minu kumbagil vanemal ei olnud testamenti ja siis mingil hetkel notaris mindi ümber vormistama siis mingisugust pärandit ja siis küsiti kohal viibib, me olime vennaga kohal ja küsiti, kas teie emal on veel lapsi ja meil mõlemal kukkus nagu lõug laua peale mõeldes, et meestega saab seda ju küll juhtuda, et kukub mingi kapist välja mingisugune juhusuhtes sündinud laps aga et meie emal võiks veel lapsi olla, me ei olnud isegi kumbki selle peale tulnud. Okei. Aga nii sellised asjad võivad juhtuda tegelikult ja minu mees oli küll nii tark mees, et
et tahtis enne, kui tal Alzheimer tuli, et ta tahtis need asjad paika panna. Mina olin see, täpselt nagu sina praegu. Aga mis tähtsus see on? Tead, siis vaatame. No mul oli nagu elu on ilus, elu on nii lahe. No, minu arvates oled eluaeg nagu väga nutikas olnud, et sa oled ikkagi suutnud kõik need mehed niimoodi vedada altari ette ja kõigil on olnud... Mina ei ole kordagi mitte ühtegi meest vedanud altari ette. Kõige naljakam on see. Ma olen teinud 2 korda abiellunud olude sunnil, eks ole, et ma saaks Nõukogude Liidust minema. Tegin fiktiivabielu ja see oli kinni makstud, kusjuures minu eelmise Peika poolt. Aga sellest me oleme rääkinud esimestes podcastidest. No teine abielu oli pääsemiseks... Kordama, siis te näete, kui jõudsalt see kõik, kuhu see viis, kõik selline sahker-mahker on ju. Ja siis teisega oli see, et ma ju ei teadnud, et Soome on Nõukogude Liiduga nagu üks on teise vanem vend on ju, et nad teevad koos. Nad saadavad jälle välja sealt inimesi. Just. Soomest, need, kes hoiavad Vene sõjaväest eemale, need saadetakse Venemaale tagasi. Et soomlane on nüüd ma ütlen õudse asja, ma saan Välisministeeriumist kindlasti nahutada, et nad on nagu tõesti suur ja väike vend, et nad nagu ikkagi teevad koostööd. Mina olin väga noor tüdruk tolle ja ma ei saanud sellest aru. Mina mõtlesin, et kui ma juba jõuan Soome, siis on nagu päästetud kõik, et ma olen nagu turvalises kohas. Tuli välja, et nad teevad Venemaaga ikkagi koostööd ja ma pidin veel omakorda ekstra Soomest põgenema Rootsi, jälle tegema fiktiivabielu ja jälle, et saada nagu päästetud või siis tulla tagasi siia Nõukogude Liitu. On ju. Et need on 2 täiesti, need ei ole abielud, need on nagu päästerõngad. Aga 3. abielu oli selline, et mees ise ütles mul jällegi, mina olin trallalla, ma ei saanud mitte midagi aru. Ta ütles, Anu, ma tahan abielluda suga, me olime päris pikalt juba koos olnud, et sinul oleks, ma mäletan neid sõnu täpselt. Suve elasime Ameerikas toona, tulime Soome, veetsime suve Soomes ja järsku ta ütles mulle, teada Anu, et enne kui me USA-sse tagasi sõidame, et abiellume, et ma tahan, et sul oleks turvaline olla. Ma ei saanud aru, mida see tähendab. Tõesti ei saanud aru. Mis turvaline? Mul on väga turvaline praegu. Kõik on olemas, kõik on hästi. Ma ei saanud nagu mitte midagi, täielik lammas või siuke, tead, selline noor tüdruk. See oli ikka mingi 20-ndates. Ja pea laiali otsas, üldse ei mõtle selline vaata, ma ei ole ka see olnud, seda ma võin nüüd ausalt öelda, käe südamele panna. Ma ei ole olnud materialist selles mõttes. Et paljud on mind hästi tihti nimetanud gold diggeriks või mu enda abikaasa nagu sõbradki, ma mäletan. Nad ju ei teadnud seda tausta, et mees ise tahab muga seal abieluda. Et ma olen ta kuidagi ära teinud ja et ma olen alati tahtnud nagu mehi ära kasutada või see mulje on jäänud küll. Eks ma ise olen ka seda natukene niimoodi nagu õhutanud ja ma ei ole, mul on savi, mida te mõtlete minust. Aga see oli hämmastav ja sellest lausest ma ei saanud aru enne kui aastaid hiljem. Ma tahan, et sul oleks turvaline. Ehk siis ta tahtis nagu, ta mõtles selle peale, et kui temaga peaks midagi juhtuma, ta reisis hästi palju, lendas hästi palju, kui taga oleks midagi juhtunud, tõesti oleks jäänud puile paljaile, nagu öeldakse soome keeles, et ta tõesti mõtles seda ja ta tahtis selle asja kuidagi ära siduda. Ja teine asi oli ja kusjuures toona, mis ta tegi, ma ei tea, kas ma olen seda kunagi julgenud öelda või, et ta kirjutas, tehakse abielu varalepingud, ta kirjutas kõik, absoluutselt kõik asjad mu nime peal. Ta tahtis notariaalse lepingu tegi, et mul kõik, mis on tema oma, on minu oma. Ja ma ei teinud selleks mitte midagi, täiesti tõsiselt. Aga tal oli ju ennem ka erinevaid noori naisi ja siis ma saan aru, et... Tal oli modelle, asju ja ma olen sellest... Need kõik said omale mingi, kes sai korteri, kes sai auto, kedagi ei võetud naiseks. Ei võetud naiseks ja mis kõige hullem oli, et mul Soome sõbrannad ju toona veel hoiatasid, kuna nemad tundsid neid modelle ja need olid ju nende tutvusringkonnast. Me liikusime siis modellimaailmas nagu fashionable. Et nemad veel ütlesid mulle, et kas sa oled loll, et jah, et ta on miljokas ja ta on selline ihaldusväärne poissmees oli, kõik nagu ikkagi üritasid teda sebida, et jah, ta seal kingib auto ja kingib seal kellele korteri ja aga kui asjad lähevad väga teravaks või kui talle midagi ei meeldi ja ta saab aru, et teda kasutatakse ära, siis ta võtab need asjad tagasi. Ma olen ossa raaks, slaavi veri lõi nagu keema, ossa siuke mees veel, vägev,
me nagu ei näinud mingit ohtu ja siis, kui me olime abielus, siis ta kirjutas, ma võin öelda ka põhjuse, aga ma ei ütle seda praegu, ma ütlen seda eluloo raamatus, miks ta seda tegelikult tegi, et ta kirjutas kõik asjad minu nime peal. Ta oli pankrot. Aga ta tegi, et ta usaldas, aga võib-olla oli ka see, et ta nägi, et ma ei lähe nüüd selle raha koormaga kuhugi, no ma ei tea, ei pane seda Šveitsi panka ja siis lähen tšau kakao ja pakaa. Ma olin taga ikkagi lõpuni koos ja oleks siiamaani tõenäoliselt olnud, kui tema poleks enne öelnud, enne Alzheimerit, kui ta juba hakkasid need momendid tulema, et Anu jällegi hoides sind ja et oleks mõistlik, tuleb see vara jagada enne minu laste vahel. Ta ei jätnud mitte kedagi ilma. Tal on lapsi Ameerikas ja Soomes ja et need asjad tuleb ära jagada enne, kui mul katus ära sai. See on nagu väga veider komme, et olles Eestis mitmete nagu testamentide juures olnud, et Eestis nagu peljatakse seda, et seda ei osata veel nagu hinnata, et pigem on see, et vaadake pärast minu surma ise, kuidas saate või vaadake ise, kuidas te jagate ja siis minu arvates on täis Eesti nagu mingid maju, millel on 100 omanikku, kes omavahel mitte milleski kokku ei lepi, kellelgi raha teisi välja osta ja siis need majad lihtsalt kukuvad kokku. Iga kui kõik on omavahel täiesti kapitaalselt tülis. No vot, ehk siis tuleks nagu sellised otsused teha ära enne, kui sa kõrvad peale paned tegelikult. Aga paljusid see ka solvab, et osad ju, kes lähevad, on armunud ja hakkavad seal abielu varalepingut. Ma olen ka seda kõrvalt nüüd. Issand jumal, kas sa ei armastagi mind või sa tahad abielu varalepingut? Mina pakun välja, et abielu ikkagi kõigepealt on siuke majanduslik üksus ja siis alles nagu selline füüsilise emotsionaalne liit või kuidas. Sest see on olnud ju, ma ei tea, keskajast peale, eks ole. Inimesed abiellusid seisuse kohaselt, seal liitsid varandusi, liitsid maid, eks ole, seal kaupes abiellus kaupmehega. Mingid kuninglikus perekonnast. Ei kas või rääkida Tallinna linnast, eks ole. Ma ei tea, ei. Ühesõnaga, ma olen väga sinisilmne olnud, aga see sinisilmsus ei ole mulle nagu, õnneks mul on vedanud, et ikkagi mu ümber on olnud siis arukad inimesed või arukad mehed. Ei, see on tõesti väga... Aga kuidas me jõuame selle noortemeeste teemani kaasa? Okei. Sest samas vaata, mind on alati nagu hämmastanud ka see, et kui mingil hetkel on hästi moes see abieluvannete uuendamine, see on Eestis ka moodi läinud, et inimesed võib-olla mingil vaesel ajal abiellusid seal, ma ei tea, Õnnepalees, eks ole, ostsid sealt pruutpaaride poest kingad ja siis mingil hetkel, kui nad on saanud 50 või 60, hakkavad pulmi pidama uuesti, sellised mõisad ja igasugused aga siis sa teed võib-olla selle päris pulma, millest sa oled unistanud, aga toona sul ei olnud seda võimalust. Aga kas see ei ole natuke kurb? See on ilus tegelikult, mina mõtlen küll nii, sellepärast, et kui kumb pool ütleb teisele, et kuule, ma nii armastan sind ikka veel peale seda 30 või 40 aastat, et ma ei kujutaks oma elu ilma sinuta ette, aga ma tahan seda vannet nagu uuendada, ma tahan seda pidulikkust. Me võiksime niisama tähistada, et lähme kas reisile või siis teeme mingi ilusa õhtusöögi, kutsume sõbrad kokku. Seal samas kuskil mõisas on ju ja kõik. Aga siis, kui see tunne on, mina näen nende inimeste puhul seda, et see tunne on nii ülevoolav, et nad päriselt ka, nad ei kujutaks elu ilma teineteiseta ette. Ja see on ülim, mida nad suudavad välja mõelda. Et siin ei piisa, et ma lähen ostan sulle 5 või 100 karaadise briljandi on ju, siis see on nagu, ma näitan, kui palju ma sind armastan. Vaid sa tahad seda, sa tähistad, sa kutsud ju sinna ikkagi lähikondlased ja sõbrad ja sa tahad kuidagi kõigile nagu ka näidata või kuidagi pühitseda, vot see on see õige sõna, mida ma otsisin. Sa tahad seda pühitseda. Ja minu meelest see on nagu jumala okei, kui inimene sisimas tunneb niimoodi. Ja kui veel mõlemad tunnevad, et mitte teine ei hakka seal ütlema, et lõpeta ära oma jaura, mis asja. Oleme siin elanud küll 25 aastat. Mis me seda tsirkust ikka nüüd siin korraldame enam, mis on piinlik lausa ju. Siis te ei ole sama vereringiga inimesed. Aga need inimesed, kes sellist asja teevad ja naudivad seda, siis tähendab, see on neil vajalik. Et aga siin ei ole noortemeestega midagi pistmist. Kuidas me ikka selle noortemeeste teemani nüüd tagasi jõuame? Et selles mõttes, et isegi... See on nagu tore, vaata, ma ei tea, palju meil on aega jäänud, aga mina arvan nii, et näed, noor naine, vana mees on ju, see suhe võib väga pikalt kesta, minul kestis 20 aastat, kujutad ette. Aga noor naine
või see vana naine ja noor mees, see kurat nii kaua vastu ei pea. Ja miks ma seda ütlen? No, ma kuulen huviga. Ma ei tea, Doktor Saagel. kuigi paljud ütlevad, et vanem mees ei ole atraktiivne. On ikka küll, aga siis mul on mõni öelnud, läheb laiaks ja kõht kasvab ette ja muutub siukseks nagu nad muutuvad tõesti. Kõht on nii suur, et võtta aga käed siia ja tantsi kaera Jaani. Et ei, mees on vanemana atraktiivsem kui vana naine, olen mina sellest veendunud. Mul ei ole mitte midagi vanade meeste vastu, aga ma ei taha nendega abielluda või omada suhteid. Selles mõttes, et mitte keegi, ükskõik mis vanuses, ei otsi vanadust, ta otsib noorust. Ma arvan, sinu meest otsis seda täpselt samamoodi. See annab sulle nagu ajapikendust. Aga mida mina siis otsisin noore naisena? Minu No, meeldis sa vanem mees. Sa ütlesid, et isa kuju sa otsisid. Ei, ma ei otsinud isa kuju. Ma lihtsalt eeldan, et inimesed otsivad isa kuju. Ma lihtsalt mõtlen, et mul ei olnud ju isa, et järsku see oli see. Aga ma ei ole kinnitanud seda, et tema oleks olnud minu nagu isa. Võib-olla oli, ma ei tea, ma ei ole psühholoog, aga ma mõtlen, et ma olin nii armunud ikkagi, ma olin päriselt temasse armunud, aga ilmselt ma olin kogu paketti armunud selles mõttes, et ta... Kogu see elu, mis teda ümbritab. Ta oli nii tark, ta oli nii nagu, ma olen tihti öelnud, ta oli minu elu coach, minu mentor, et ta nagu õpetas mind elama teistmoodi kuidagi, et ma läksin nagu päriselt eluülikooli. Kui ma temaga kokku sain ja hakkasin elama ja maailma avastama ja ma olen tihti öelnud kunsti ja kirjandust ja kõiki neid asju, mida tema oli juba oma elu jooksul õppinud, mina imesin justkui omakorda tema seest. Sain selle kõik väga-väga lühikese ajaga, mida ma ei oleks eales saanud oma vanuselt või endast noorema inimese. Aga kui me pöörame selle mudeli praegu nagu teistpidi, et sa ütlesid, et sa oled praegu sama vana kui tema siis, kui te kohtusite, et kui sina peaks praegu siis 20-ndates mehega. Ma ei läheks 20-ndates, või seal ütleme 30-ndate lõpp, 40-ndate alg. On sinu piir? No ma lihtsalt jah. Miks? Täpsustamata. Aga ma tahan ka seda öelda, et kui mul oli noorem armuke, minust 10 aastat noorem armuke, siis ma saan aru, miks ta oli muga ka koos, kuna mina olin imenud sellelt vanemalt härralt juba nii palju igasuguseid põnevaid asju ja reisinud tohutult palju ja kõik, siis tema alles alustas oma teekonda nii-öelda selles vallas. Ta oli ikka väga noor siis. Ta oli, ma ei hakka siin täpsustama, inimesed hakkavad siin paralleele vedama, ma ei viitsin. Ühesõnaga, siis ma nägin, kui palju tema imes minust tarkust. Sest tema oli kogu aeg elanud siin, aga mina tulin ju kuskilt Ameerikast, Soomest, Rootsist, olin kõik need etapid läbi käinud ja ma nägin ju seda silmadest, ta nagu imes seda kõik asju, mida ma olin juba kogenud ja ta tahtis kogeda neid samu asju. Oli vastastikku rikastav suhe. Just, ja me tegime tegelikult neid asju või käisime isegi mõnikord nendes kohtades, mis olid mind vapustanud või vaimustanud maailmas. Ja siis ma rääkisin ja kandsin selle üle ja me tegime neid samu asju, mis oli ka huvitav. Kusjuures mina ei räägi üldse mitte nagu selles mõttes partnerlussuhetest, aga ma olen elus pidanud nagu korduvalt oma tutvusringkonda, töökollektiivi, nagu järjest nooremaks muutuvad nad. Et varsti juba on tõesti kordades piinlik öelda välja, kui vana sa oled, aga võib-olla see ei olegi kokkuvõttes oluline, et isegi minu mingisugused vanemad sugulased ei ole otsinud oma vanuseid, nad on vältinud oma vanuseid, nad on otsinud pigem nagu inimesi, kellel on uut informatsiooni, kes näevad maailmas asju, mida nad ei ole kogenud. Et minu arvates ongi see tegelikult põnev, et sa võib-olla lapsed ei suuda sulle seda kõike pakkuda, sest nemad lähevad oma teed, mis ongi nagu kokkuvõttes mõistlik, aga mitte keegi ei piiritle sind sellega, et kui vanade inimestega sa võid suhelda. Ja kas seal on siis nagu partnerlussuhted, intiimsuhted, see ei olegi nii oluline ju. Mul on sõpruskond ka hästi lai, ma vaatan täna, et täiesti ühest äärmusest teise. Mul on enda poja vanuseid, ma võin öelda, sõpru täiesti vabalt. Ja siis endast nagu tunduvalt vanemaid inimesi ja kogu see skaala siit vahepealt. Ja see on hämmastav,
ma ei oleks uskunud seda 10-20 aastat tagasi, et see on võimalik ja ma kardan, et see ei olekski olnud võimalik. Sellele oleks vaadatud kuidagi natukene nagu imelikult. No praegu see on kõik väga hästi loomulik ja hästi normaalne, sest noored inimesed, olgem ausad, on targemad vahel kui meie. Mingites asjades. Ja teistes on erakordselt rumalad. Jumal tänatud, et ka mul on neile midagi anda. Aga kui palju ma olen nendelt õppinud ja kui palju ma olen saanud inspiratsiooni, et ma olen just suutnud nagu minna ja mitte mõelnud, issand, ta on nii noor, mis asja, see nagu ei sobi või see on täiesti puhas lollus. Ei, vastupidi, ma olen nagu imenud samamoodi nendelt nagu igasuguseid põnevaid asju välja. Et see on see, et siin võiks me oleme jõudnud sellesse faasi oma elus, et sellised need piirid peaks nagu ära kaotama, enam ei ole seda. Kusjuures mind on ka aeg-ajalt nagu hämmastanud see, et ma täiesti mõistan noori mehi, kes otsivad vanemaid või küpsemaid naisi, sest vahepeal mul oli kombeks kirjutada või töötada kohvikutes ja siis paratamatult kuulsid pealt nagu erinevaid teite. Ja siis tundus, et need suhted nagu olid mingisugust sorti teraapia vorm, et inimesed said oma vahel kokku, võiks arvata, et on romantiline kokkusaamine. Ei, nad rääkisid oma tööst, siis nad tellisid toidu, siis kumbki sukeldub oma telefoni või arvutisse, siis nad räägivad sellest, milline värdes on nende ülemus. Ja kuidas see kõik on nii mõttetu, see on nii halb, siis nad räägivad sellest, mis on nende tervise, vaimse tervise vanematega ja siis ma ei saanudki aru, et kus seal nagu see fun on, kus on see romantika ja näed üks kord, näed teist korda, näed kolmandat korda. Ja siis tekibki tahtmine, et kuulge, miks te seda teete? Tehke seda mõne inimesega, kellega teil on lõbus, kellel ei ole nagu nii suuri probleeme, et nagu kas inimestele tundub, et kui nad vastastikku nagu nutavad üksteise õlanajal, et see on kõige suurem intiimsus, mida saab keegi kellelegi anda. Äkki see on muutunud selliseks, me ju ei tea. Ma ei tea, jah. See on evolutsioon. Et inimeste partnerlussuhe ongi omavahel mingisugune teraapia. Jah, see on muutnud vormi tõenäoliselt. Kuule, sõber, räägi, mis vitamiine sina sööd nüüd oma vanusest. Mega hakkab saade lõppema. Ma mõtlesin, et me jõuame selleni, milline on sinu kõige noorem partner. Ei, milliseid vitamiine sina tarbid? Ja mina olen tarbinud selliseid imelisi vitamiine. Ma loodan, et meie tervishoiuminister ei nuta minu pealt. Vaata siuksed armsad nagu jõhvikad või pohlad või mustikad, et siin on Q10. Et ma mäletan kunagi, kui need tulid ja vist Katrin Karisma, mitte neid küll konkreetselt, aga Q10 reklaamis, mõtlesin, et issand, ma ei ole ju kunagi nii vana, et ma hakkan midagi sellist tarvitlema ja üllatust olen ma seda nagu teinud ja ütleme niimoodi, et mitte ainult nagu sisemisele ja välimisele ilule ei mõju vitamiinid ka vaimutegevusele. Et sellele kuplile, et miks siis mitte panna omale selliseid erinevaid asju ja mulle tegelikult ei meeldi see, kui inimesed räägivad kogu aeg, et te saate kõik toidust kätte, et ma ei ütle selle toidu kohta siin, mis meie silma ja ilmselt ka maitsemeeli, aga minu arvates tänapäeva toit ei anna meile enam vitamiine, me oleme sunnitud osa võtma niisama sisse. Kahjuks küll, jah. Aga meil on siin ka kingitused kellelt? Täkupoisilt otse loomulikult, et see on see imeline maanterestoran, kus me oleme, et sina näitad küpsist, mina näitan Ebakedoonia sefiire. Sa mäletad, üks sefiir on saanud pisut viga. Ei ole, ta on serva peale jäänud ja loperguseks läinud. Mäletad imelisi karpe omal ajal. Ja, aga need on siin koha peal valmistatud, käsitsi tehtud, et need lähevad siis nendele, kes meile kirjutavad skandaalne@delfi.ee põnevaid teemasid ja võib-olla räägite ka kaasa oma kogemusi näiteks noorte meestega, noorte naistega, vanade meestega. Ja siis järgmises saates võtame ette naised suhted, eks ole. Ja sellest peab ka rääkima, see on kogu aeg olnud, ma sain teada hiljuti, et see on täiesti normaalne ja tavaline. Ei, see ei ole normaalne. See on täiesti tavaline olnud, aga täna see on puhas normaalsus ja seda on palju. Sellest räägitakse palju vähem kui mees suhetest, naine suhetest. Seda peetakse nagu räägime sellest järgmine kord. Jätame midagi järgmiseks korraks ka. Aga vaata, mis meil siin on, sa unustasid. Meil on Eesti ehe ja ma ei tea, mis maakonna ma omale külge panin, aga laua peal meil on mitte maakonnad, vaid kihelkonnad. Meil on Pärnu kihelkonnad, Tõstamaa ja Mihkli, mis on siit nagu üsna kaugel.
aga igaüks saab leida omale üles oma kihelkonna mustrid. just, ja best brand riided on mul. Ja mul on Geri Veber või siis Betty Barclay, need on Geri Veber. Just, et tore, et meid vaatasite ja kuulasite. Ja kirjutage meile siis skandaalne@delfi.ee. Aitäh! Yeah, she's a supergirl. hea tüdruk And supergirls don't